Selle aasta põrgupõhjaretk toimus siis traditsioonilisest Lõuna-Raplamaa osast natukene põhja pool. Algas Sillaotsa talu muuseumist, kus juba eelmine aasta oli avalik punkt, mille järel siis võistlejad liikusid põhja poole päris Märjamaa külje all Orgitale, kus siis põhjapoolse kaarega hakati suunda võtma siis Järvakandi peale. Selle tingis see lihtne asjaolu, et viimastel aastatel või tegelikult isegi viimastel aastakümnetel peaaegu on põrgupõhjaretk siis toimunud väga paljudel kordadel mõttelisel joonel Vana-Vigala-Idapere, mis tähendab seda, et Valgu, Nõlva, Järvakandi ümbrus on nii palju võistlejatel läbi käidud, et ega seal midagi väga uut ja huvitavat enam ei ole. Ja selle jaoks siis sai trassi venitatud põhja poole, tuues sisse siis Sillaotsa talumuuseumi kui sellise hästi põneva koha. Ja samamoodi sai siis sellel aastal vaadata ka ülesandeid, et need oleks natukene võib-olla teistsugused. Retke üks peamine eesmärk on ikkagi tegeleda või puudutada ka sedasama metsavenna teemat, üleelamisteemat. Ja sellest lähtuvalt siis see aasta sai ka valitud ülesandeid, mis olid natukene praktilisemad võistlejate jaoks. Et ei olnud lihtsalt vaja mingisugust testi lahendada kusagil, vaid võistlejad saidki oma käega midagi teha. Kas või üpris lihtsaks kujunenud õlilambi tegemine käepärastest vahenditest, aga ka üks teine asi, mis võistlejatele tegelikult meeldis ja mille kohta öeldigi, et tehke selliseid ülesandeid rohkem, kus me ise oma kätega midagi teha saame, oli vile valmistamine plekkpurgist, kus siis etteantud aja jooksul tuli vile valmis meisterdada näidise põhjal ja sellega ka ära vilistada ühe korra vähemalt. Põrgupõhjaretke üheks traditsiooniliseks osaks on kujunenud juba takistusrada. Sellel aastal tegeles sellega siis kohtunik Kukkedepunt, kes valmistas Orgita karjääri siis takistusraja kasutades ära selliseid tehislikke pinnavorme, kus võistlejad pärast starti pidid siis jooksma karjääri servani, sealt siis mööda ronimisvõrku alla ronima vette, mis küll oli kusagil põlve kõrguna, mitte rohkem, ja sealt siis läbi jooksma, ületades erinevaid takistusi, uuesti kuival pinnasel siis ronima ühest sellisest truubitorust läbi, mis oli maa peal, ja siis ronime uuesti veel üles mäkke ja siis mööda seda mäe külge üles finišini joosta. Eks võistlejatel muidugi võtsid ka võhma välja, aga see oli jällegi midagi sellist põnevat ja vaheldusrikast. Ja üldiselt võistlejate tagasiside oli positiivne. Muidugi võistluse ajal räägid seda, et trass on hästi keeruline, hästi raske, aega ei ole, kuhugi ei jõua, finišissegi ei jõua. Oli ka muidugi katkestajaid, aga enam-vähem kõik siiski finišisse ilusti jõudsid ja said selle võistlusega hästi hakkama. Aga muidugi järgmisteks aastateks me kindlasti panime kõrva taha just selle sama asja, et ülesanne peab olema võistlejaks huvitav, mida me teadsime niikuinii, aga et see ülesande lahenduskäik oleks siis võistlejaks rohkem kaasavam. Et ta tõesti ei pea mitte kusagil istuma ja hindama midagi, mis on kusagil kaugel, vaid et ta saab oma kätega midagi teha ja luua, sest see on nende jaoks oluliselt põnevam kui lihtsalt niisama mingit ankeeti täita. Et kahtlemata sellised asjad ilmselt muidugi võib-olla natukene hullemal kujul tulevad ka järgnevatel aastatel.